Tere, just siin jagan, kuidas arvutada isiklikku õnnenumbrit pluss selle kasutusviise igapäevaelus. Ei ole ainult loteriile lootmajäämist või midagi sellist, vaid seda saab kasutada veelgi rohkem ja veelgi mängulisemalt ja väga lihtsatel viisidel. Just saatsin esimeste tellijateni, kui sinul on ka huvi teada looduse poolt määratud õnnenumbrid sulle kui tervikule. Ja see ei käi nagu elude numbri arvutamine, see on teistmoodi. Siis anna mulle teada, see tellise, kontakt on siin all infos ja siis see kogu eluks jääb sul selline mänguline meelelahutuslik investeering. Mind väga kõnetas, mul on juba töös ja oli üllatusi. Oli üllatav osati, aga sain ka väga üllatavaid kinnitusi juba. Nii et kui ka sind huvitab, tellis ainult 5 eurot. Ja mõnus on ka see, et nii kui sa selle tellid, otse saan ma sulle selle lingi ka saata ja otse kohe sa saad ka seda arvutada ja töösse panna. Et see on nagu magic võimalused tänapäeval, kuidas seda kõike teha. Aga ma mõtlesin, et ma teen täna 1, 2, 3 varianti valikuga Astro. Kuna on viimasel ajal sellist väga palju olen tagasisidet saanud, et kui mina kanaldan kellegi või millegi kohta, siis on see nii täpne, nagu ma räägiksin, me ei tea teineteist, aga ma nagu räägiksin inimesest. Et inimesed on natukene amazed, kui täpne ma kanalutustes olen oma viimastes videodes. Et kui ma olen seda jaganud, et kui täpne see on kõik olnud. Ja sellepärast ma mõtlesin, et sellepärast ma mõtlesin, ma panen kaardid, siin on. Sest inimestes on segadus viimasel ajal ja nad tahavad selgust rohkem. Ja mina kui erapooletu, sõnumitooja, mina, kes ma ei tunnegi teid ja teie ei tunne mind, räägin milleski, mis loob selgust ja just sellepärast loobki, sest ma olen erapooletu ja ma ei tea neid lugusid. Nii, vali üks number 1, 2, 3 ja mina valin astrokaartidest päikesemärgi, kellel on sulle, kes tahab midagi tõde väljendada. Kes tahab ausalt ära rääkida. Õhus on ka väga palju sellist võimuvõitlevat energiat, kuidas öelda, nii tööalases kui suhtealaselt. Praegu on inimestel selline, nagu nad arvavad, et nad peavad võitlema koha ees siin päikese all. Aga vaatame siis number 1, kes sa valisid. Vali number 1, 2, 3. Ja vaatame, ja ma täna kasutan teistsugust tehnikat. Ma kasutan paberil, ma kirjutasingi siin 1, 2, 3, jaotasin need laiali, tegin piirid vahepeale. Ja ma hakkan kanaldama, ma olen seda viimasel ajal teinud ja päris edukalt, nii oma asju lahendanud, kui ka ma kavatsen seda ka nüüd oma töös teha see läbi, sest ma tean, et see töötab. Ja see on nii, et ma hakkan võtan kaardi, ehk mingi persoon või aspekt, mis tahab väljendada mingit tõde, mingi nagu midagi sulle väljendada, sulle, kes sa selle numbri valisid, kollektiivile. See on kollektiivne lugemine, aga kuradi ma täpne tihtilugu, ma olen tagasisidet saanud inimestel. Avaneb taiplikkus. Ja mina hakkan tegema märksõnu selle numbri alla, hakkan kanaldama, kirjutama, joonistama selle numbri alla, mis tahab läbi tulla, et see ei ole juhuslik.
võtan kõigepealt need päikesemärgid. Kui tuleb planeet, siis ma arvutan selle päikesemärgiks ümber. Näiteks tuleb Neptuun, siis on kaladeks. Merkuur, kaksikud ja nii edasi. Number 1, number 2, number 3. Ma vaatan korraks. Huvitav, et tuleb jälle 12 maja, kus on siis tegelikult minu jaoks on see nagu eelmiste elude mustrid ja väga paljudel on selline nagu eelmiste elude mustrid nagu plahvatuslikult tulevad ülesse. Ja osad ei saa sellega hakkama, kes ei ole enesearengu teekonnal käinud. Ja osad tahavad, seal 12. majas on kalade ajastu, kalade maja ja see on kaardipakki põhjas eraldi, mitte nendesse 3 variandis, vaid üldkollektiivne see. Seal on ka väga palju illusioone, soove, eelmisi elusid korrata või võidelda, vastupanu osutada seal. Aga väga palju luuakse ka illusioone, niisugune naiivne püüd taas luua neid. Aga sellega on üks oht, et kui keegi väga niisugune siiras või hingeline tahab nagu välises korrastada mingit väga eelmise elu traumasid või selle lapsepõlve traumasid, ta tahab nagu, et välismaailmas ta tahab luua ideaalsust, et parandada läbi mehaanilisuse, läbi mõistuse. Ta tahab parandada seda perekonna mustrit või seda eelmise elu paari suhte mustrit, aga kuna ta on nii sellises hinge, kuidas öelda, see on tema, ta tahab kontrollida seda mõistusega. Ta arvab, et ta teeb õiget asja, kui ta tahab seda nagu mõistusega kontrollida. Siis võib juhtuda nii, et teine tihtilugu, kui sinu enda sees, ta tahab seda nagu välismaailma projitseerida. Mängime seda ilusat, teeme selle dünaamika, mis kunagi ei olnud ilus, teeme ilusaks. Läbi mõistuse mängime seda mängu. Aga sellega, kui kõrvaltvaataja näeb, siis tegelikult üks tahab siiralt seda teha, aga ta teeb seda valel viisil. Ta projitseerib selle välismaailma, aga tema enda sees on ikka veel see valu või trauma. See tähendab seda, et see on illusioon siiski. Kõik on paremas, kindlamas, alalisemas harmoonias väljaspool igasugused suhted. Kui sinu enda sees on mingi sisepere või dünaamika või sisepaari suhe korrastatud. Kui see ei ole sinu enda sees ei ole see tervendatud, on veel valu ja sa tahad seda läbi trauma välismaailmas, sest sul on juba nii viljan sellest, sa tahad nagu, et väljas oleks kõik ilus, siis see on illusioon. Siis tihtilugu see teine partner näeb, et see on illusioon ja ta tegelikult naerab sinu selja taga selle üle. See on traumapond. Ta naerab, sest see ei ole usutav. See ei ole usutav sellepärast, et sinu enda sees on see tervendamata. Sa tahad luua illusiooni, et tunda ennast paremini läbi selle. Ja sa teed seda oskamatusest. Oskamatusest, sest väga paljud inimesed kardavad või hirmust, kardavad enda sisse vaadata. Tegelikult on seal, kui sa seda teed, sa lood kõige turvalisema keskkonna iseendale ja sa iseeneslikult muudad mustrid ümber ja sa ei pea neid ilustama või masinlikult korrastama või et teistele näitamiseks või me kõik tahame ideaalset perekonda, kuid meie sisemine pere
saab alguse meie enda seest, meie enda tervendusteekonnast, siis ükskõik, kus me oleme või kellega me oleme. See on just selline, nagu me oleme selle väärne, nagu me oleme enda sees juba tervendanud. Ja kui meil on mingid valusad olukorrad elus, siis need peegeldavad veel, et näe, et lahenda see asi ära ja saad kergemini edasi minna. Mingi lein on lõpetamata. Kas eelmisest elust või sellest elust. Et muidu on see kõik lihtsalt maskipall ja üks või teine võib isegi irvitada, sest ta on tegelikult sinu tervendamata vari, sinus kui tervikus. Ta irvitab sinu üle tegelikult selja taga. Ta mängib kaasa seda mängu, kuid tegelikult ta domineerib sinu üle, ta teab, et sa ei ole seda enda sees tervendanud, ta lihtsalt irvitab su üle. Mul on kahju seda öelda, kuid to pop your bubble, eks ju. Ja ma ei taha sind hirmutada, vaid lahendus on see, et sa teed selle varjutöö ära. Sa tead küll täpselt, keda või mida sa tahtsid ilustada, et lõpuks ometi jõuda sinna lõpp-punkti. Aga see ei saa juhtuda läbi enne, kui sinu enda sees pole see lein lõpetatud. Sa ei saa ilustada midagi, kui su enda sees on valu, trauma, allasurutud emotsioon. Sa ei saa seda projitseerida teistsuguseks väljapoole. See on kõik illusioon ja sinu üle või see vari irvitab sinu üle, sest ta teab, et see, mida sa tahad näha, ei pea paika, sest sinu enda sees on tervetamata. Miks ma nii konkreetselt seda väljendan on see, et sa jõuaksid enesearengu teekonnale enda sisse vaataksid, siis sa saad selle mustri jäävalt ümber teha. Ja teha seda, et sa ei ole ainuke, kes on sellisel teekonnal olnud, väga paljud lähevad sinna. Ma kutsuksin seda justkui nagu inimese, et nad tahavad viilida enda sisse vaatamist, enesearengu teekonnal käimist, läbi kogemist. Aga igasugune viilimine, varem või hiljem tõde tuleb pinnale ja see võib olla valus kukkumine siis. Illusioonist üles ärkamine ei ole just kõige parem. Kuid kui sa seda teed, võib-olla siis tea nüüd, et sellest välja on enda sisse. Ja ära karda seda. Alguses võib olla see hirmutav, sest tuleb väga palju allasurutuid mingeid hirme, sa ei ole sinna varem vaadanud, sisemine laps ammu juba püüdis sinu tähelepanu, see aspekt sinus, mis on kogu elu lapsest saati sinu enda tähelepanu, sinu kui küpse täiskasvanu tähelepanu oodanud. Ja nüüd, kui sa sinna vaatad, alguses võib olla see kaootiline, sest ta pole ammu sinu tähelepanu saanud. Aga see tasakaalustub, mida rohkem sa endaga kui terviku kontakti saad. Sinu keha, meel ja hing, sinu sisepere, sinu sisemine laps. Sina kui tervik, see loob tasakaalu, see loob küpseid suhteid. Millegipärast tahtis see läbi tulla. Ja kui sa soovid oma õnnenumbrit, telli see. Nii, number 1, sina, kes sa valisid number 1. Tuleb vähi element. Ja vähil on, millegipärast ma pidin sellise intro tulema, sellepärast, et kaardipaki põhjas olid kalad, et 12. maja, mis on eelmised elud, mis on kalade ajastu ja väga paljud viirelevad selles energias, sellepärast, et nad ei ole teadlikud. Mina elan juba aastas 2011-2012 veevala ja ajastu vaibis. Just selle samamoodi, et ma kukkusin iseendasse, sest kaasajas üle juba. Sisemine laps nii nõudis minu tähelepanu ja kaastunnet. Ja selle asemel, et seda väljast otsida,
partneritelt, vanematelt, oma lastelt, mis me kõik teeme, eks ju. Uskumatu, et ainult vältida enda sisse vaatamist, mis on tegelik pääsetee. Mis on tegelik väeaste, väetegu, eks ju. Oma elu kangelaseks olemine. Ressurss on meis, mitte väljas. Ja mina olen sellele veevala ajastu, siis see suur laine oli 2012 juba sellest ajast sellel lainel. Ja ma näen, et väga paljud on ikka veel kalade ajastus kinni ja see kahjustab nende tervist, kehameelt ja hinge rahulolematust ja kõike. Mis ma näen, vähielement on siin keegi, kes elab, kes otsib õnne, ideaale. Ta on oma tunnetes, aga ka oma alateadvuses kinni. Võib-olla natuke liiga idealiseerib. Ta ei näe selgelt, nagu ma just kirjeldasin siin, et me projitseerime kellegile väljast vasta meie ootustele. Siis ma olen õnnelik. Tegelikult rahulolematus aina kasvab taustal, see on lihtsalt maskipall, sest ei olda reaalsusega kontaktis ja see võti muutuseks on suunduda iseenda sisse. Tihtilugu inimesed ei oska seda ka teha ja võib niimoodi emotsioonidesse ära uppuda, eriti veeelemendid. Aga ka mina otsisin nii-öelda siis kaasabi. Mina suundusin holistilisse teraapiasse ja nüüdseks aitan ma teistel jõuda sellel teel, sest ma väga süüvisin sinna maailma iseendasse. Mul on superviisorid olnud, terapeudid olnud ja nüüd on need teemad minu jaoks ammendunud. Minu nõrkused on muutunud minu tugevusteks ja ma saan teisi aidata läbi selle. Kindlasti ära jää üksinda, aga tea võib-olla vaata peeglisse selles mõttes, et sa oled natukene idealiseerinud olukordi, inimesi, sest võib-olla vahel on valus vaadata mineviku suunas ja ei peagi seda tegema, vaata enda sisse, leia seal tasakaal. Ja näe teisi inimesi ja olukordi täpselt sellisena, nagu need on. Vaata plussid kui miinused läbi. See loob tasakaalu. Ma siin ei saagi aru, kas see vähk tuli sulle seda ütlema või sina oled vähk. Siin on selline olukord, kas sina oled ise vähk. Ambur tuleb ka läbi. Amburi mõjutus on ka, siin on nagu tuli ja vesi. Ambur ja vähk omavahel kõnelesid siin. Kas sina oled vähk või sina oled ambur? See sõnum oli sulle. See on kollektiivne lugemine, sellepärast ma nii täpselt ei saa praegu öelda siin. Siin oli amburi vähi kõnelus vice versa. Veeelement, tuleelement. Ja justkui nagu ambur ütleks vähile. Ma tunnen ka, et ambur ütleks vähile niisuguse tõe elemendi. Aga pane vice versa. Kes oled sina ja kellele see sõnum oli. Number 2. Number 2 tuli Skorpion. Jälle veeelement. Mul on niisugune tunne, et veeelemendid, näite vaatan. 3. ei ole veeelement. Niisugune tunne, et veeelemenditel on see skalade ajastu, ma just rääkisin. Veeelementid on kuidagi nagu liiga sukeldunud kalade ajastusse, sügavustesse kinni, natukene kaotanud ülevoolavas sinna. Neil on vaja keegi, kes nagu see ambur siin tuli öelnud, stopit, et vaata selgelt siin. Veeelementidel on suur soovitus, Skorpion, vähk, kalad
veeelementidel on väga suur soovitus, et nad ei kaotaks ennast sinna virvarri kalade ajastu eelmise elu mustritesse ja lapsepõlve traumadesse ära, vaid et neil oleks keegi selge mõistuslik või maandatud kõrval, kas õpetaja või keegi partner või sõber või vanem, kes tõepoolest hoolib ja kuulab, aga ei lase ka inimesel ära kaduda. Ma tunnen, et veeelementidel on väga sellised nagu, ma pean ütlema, mürgised ajad. Jah, ma ütlen otse välja, jah. Mürgised ajad, nad on ennast ära kaotanud kuhugi draama, eelmiste elude ja mingite draamamustritesse, liiga sügavustesse. Kas nad on liiga kaua üksi olnud või nad on vales seltskonnas olnud? Aga kalade ajastu siin, neil on kohe eriti raske see üleminek. Ja mis neid aitab, on see, kui neil on keegi kaine mõistuslik usaldusisik nende kõrval, kes aitab neil öelda, et kuule, see on napuks läinud. Aeg on sellest välja ujuda. Nagu ahmivad värsket õhku, ma ei tea, nagu ahmivad, et puhtust, et sealt välja saada. Nii. Skorpionitel tuleb muutused on. Nad otsivad inspiratsiooni mees- ja naisenergiates. Siin ei olegi keegi konkreetne päikesemärk neile nõu andmas, vaid nad otsivad mees- ja naisenergiate tasakaalu. Siin võib olla, et on kalade ajastust jäänud selline meeste ja naiste vaheline võimuvõitlus, päike kuu. Justkui nagu hoituse tunne on, nagu naisenergia hoitus, aga tähtis on mees- ja naisenergiate tasakaal. Ja siin on mingi muutus sellega seoses. Võib-olla sind aitab sinu õnnenumber. Küsi minu õnnenumbri videot, tasulist videot. Võib-olla see aitab sul edasi liikuda sellest punktist. Ja see kehtib kõikidele nendele variantidele. Liiga ollakse müstilisuse huviline, kuid võiks taanduda elubaasi juurde, mis on ürgsed mustrid mees- ja naisenergia tasakaal meis endis. See aitab luua tasakaalu. Jah, tema peaks suunduma enda sisemise mees- ja naisenergiate tasakaalustamise sisse enda sees. Ma tunnen, et ka vähil oli see, et see esimene variant oli ka partnerlussuhte liiga ilustamine. Skorpionil oleks justkui nagu kreenis mees- ja naisenergiad. Justkui nagu naisenergia oleks ülevoolav, aga meesenergia kuidagi on ka vaja tasakaalustada. Ehk edasi liikumine või enese kehtestamine või kuidagi. Ja ta võiks vaadata, et ta oleks inimestega, kes teda inspireerivad ja toetavad kasvuteel. Number 3 on kaljukits. Ja ka temale tahab tulla Ambur ütlema. Ambur on üpriski siin, tahab rääkida. Ambur, oled sina Ambur või oled sina kaljukits, vice versa, aga siin näitab, et Ambur justkui nagu tahaks jälle tulla midagi ütlema kaljukitsele. Ja nüüd pealt näha on väga erinevad päikesemärgid. Üks on selline distsipliin, maaelement, teine on tuleelement, seiklused, sellised. Ja Ambur tahab õpetada kaljukitsele rohkem olema avatud, ka reisima
mitte olema liiga tõsimeelne, mitte limiteerima iseennast, mitte mingeid õppetunde liiga süvitsi näpuga järge ajama, vaid võtma natukene vabamalt ja kõrgustesse sihtima. Ilus, siin on vennalik, venna või õelik selline olukord, kus üks inspireerib teist, et ära jää kuhugi liigselt kinni, on see traditsioonid, kohustused, limitatsioonid või mingid õppetunnid. Ära jää tõsimeelsusesse kinni, vaata kõrgemalt, sihi, kõrgemalt unista, ole avastaja, uudishimulik, siin on nagu justkui nagu keegi, kes tahab teist tõsta. Hoolib, armastab. Kaljukits on jäänud liiga tõsimeelsusesse või on väga nagu raske tal. Ta tunneb kohustusi ja nii edasi. Ja samas, kui ma nii võtan, siis hamburid jälle on võib-olla liiga seikluslikud ja võib-olla neil oleks vajalik vahel ka mingit maandust või distsipliini. Ma näen, et siin on vastakuti, võiks teine teiselt õppida. Yin-yang. Et aju ja süda teeksid koostööd terviku nimel. Mõlemad on tähtsad, aga mõlemal inspireerida nii üht kui teist vastakuti. Et ära liiga kao jälle kõrgustesse ära. Tule ka tee oma osati, ole mänguline, aga tee ka mingid oma tööd ära, vastutused ära. Nii tiivad kui juured, eks ju, et siin on nagu mõlemal on mingid niisugused nagu õpetused teine teisele. Ja selle eesmärk on tasakaal. Tasakaal, mis on niisugune helge, heatahtlik, heasoovlik, armastav. Ja kui ma nüüd seda ütlesin, kui ma ennem rääkisin, et hambur ütles, et kaljukitsele tee nii ja ole nagu mina ja nii edasi, siis actually mulle tundus, et kaljukits seda enam muutus raskemaks. Aga kui ma hakkasin rääkima seda, et kaljukits tahab ka hamburil õpetada, et ka distsipliini ja maandust ja vastutustunnet ja mingid õppetundide läbimist, isiklikku vastutust, siis kaljukits läks rohkem elevile. Ta hakkas olema rohkem vastuvõtlik hamburile, sest ka tema sai kuulatud. Ka tema sai aru, et tema panus on ka oluline olnud, määrav olnud ja ongi. Et neil on mõlemal vajalik, et nad mõlemad on olulised ja vajalikud just oma tugevuste jagamisel. Ja ei üks ega teine ei ole üle ühest ega teisest, vaid mõlemal on armastav panus. Mul tuleb hästi südamekeskusesse ja neil mõlemal on vaja kas kukkuda või tõusta südamesse. Nad mängivad väga suurt rolli teineteise elus. Ja nad jõuavad mõlemad kaugele, kui nad mõlemad tulevad poolele teele vastu. Ja saad aru oma õppetunnist teineteise osas. Kuidagi vendlus või õelus, õed või vennad, kuidagi niuke hingeside, mingi niuke hoolimine. Ilus. Nagu uue ja vana aja traditsioonidde ja uue tasakaal nii-öelda. See ongi tasakaalukas edasiminek, ei kao kõrgustesse, ei kao raskustesse, vaid leitakse selline tasakaal. Pidin küll joonistama, vahel ma seda joonistan ka, kuid praegu kujunes see sellisel moel. Jah. Kui see sind kõnetas, pane like.
telli oma õnnenumbri, see õnnenumber ka, oma looduslik, võib-olla sul on oma õnnenumber, aga täienda oma, saad kõik Viiking Loto numbrid kokku, kui täienda oma varamut ja see on looduse poolt, see õnnenumber sinu. Nii et anna teada, telli ja ma saadan kohe lingi teele ja saad juba rakendada. Aprillikuus on ka Reiki kursus soodsam, ainult aprillikuus 222 €, muidu on 300, maikuust on jälle 300. Praegu on väga hea aeg ka sellega tegeleda, eriti kui on ajastust niisugune lained, üleminekud ja sa tahad olla enesearengu teekonnal, siis vali iseennast ja Reiki aitab sul tulla iseendasse väga hästi, pehmel moel, lahustades kõik hirmud, vastupanud, aitab leinaprotsessi suurepäraselt lahendada, läbida tähendab ja nii edasi. Aga mina lähen nüüd sööma poodi ja väga põnev lugemine tuli tegelikult. Ja väga põnev tuleb see tasuline video, see õnnenumbri arvutamine ja kasutusviis ja see tuli väga tore, nii et kui sul on huvi, anna teada, kontakt on siin all. Kohtumiseni!